Tere hea kuulaja ja vaataja, oled asunud kuulama või vaatama või mõlemat Noorteseire Radari järgmist podcasti. Minu nimi on Roger, olen selle podcasti mootoriks ning järgmist külalist taaskord väga meeldiv tervitada siin enda vastas sellise ülekuulamisruumi stiilis asetusega. Minu vastas istub siis Eve Aasa, kes on Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse juhatuse liige. Tere, Eve! Tere! Me räägime täna sellest, milline on avatud noortekeskuste olukord Eestis. Kõlab teemana nagu avatud Eesti või avatud noortekeskuste olukord, et nagu midagi oleks kardinaalselt uppi läinud. Eks see selgub, ma arvan, osa lõpuks, kui juppis siis asjad on või ei ole. Aga räägime korraks sinust ka. Rohujuure tasandilt tulnud, riikliku tasandi pilt olemas, et kui keegi küsib sinu enda ülevaadet, kes sa oled, siis kas sa pigem alustad sellest riiklikust mütsist või sa alustad ikkagi, et tere, mina olen Eve ja olen pärit sealt ja minu hing on kohalikul tasandil. Kuidas sellega on? Ma olen hästi palju mõelnud selle peale ja kusjuures, kui mina pean kuskil ennast esitlema, siis eelkõige mina alustan sellega, et mina olen noorsootöötaja, kes on spetsialiseerunud töötamaks noortega ja mina toimetan siis nii-öelda minu piirkonnaks on Saaremaa ja nõndaviisi ma üldjuhul alati nagu tutvustan ennast. Et pigem nagu see, kes ma olen ja see, kust ma tulen. No Saaremaalt tulnud Eesti Anki jõudnud. Kust see ambitsioon siis pärit on, et on inimesi, kellele meeldib meeletult oma kohalikul tasandil asjad teha hästi ära, arendada ja on inimesi, kes tahavad seda nagu miskit veel, eks ole, et tahaks kätt külge panna, tean omast käest lihtsalt noorteosaluse teemadel, et kus see ambitsioon sul pärineb, et Eesti Anki astuda? Ma asusin tööle 7 aastat tagasi ja kui ma olin kuskil, ma arvan, 6-7 kuud tööl olnud, siis ma sain aru, et mingid asjad ei ole praegult nii, nagu nad peaksid olema. Ja siis mina asusin õppima noorsootööd ja sealt mul hakkas see nii meeldima ja ma lõpetasin nüüd eelmine aasta magistriõppe noorsootöö korralduse, ehk siis ma tegin 5 aastat sellist enesearengu ja koolitust ja tegelikult sealt tekkiski seesama, et olla hea nii-öelda valdkonna spetsialist, siis sa pead panustama ka valdkonda ja mina olen kogu aeg nagu mõelnud, et kohalikul tasandil on vaja spetsialisti ja tegelikult minu enda ambitsioon on ka selline, et ma tahan nii-öelda panustada seda laiemalt, et mitte jääda ainult ühte kohta, et ma arvan, et see sai tänu minu õpingutele, tuli see ambitsioon nii-öelda. Väga hea, siin eelnevates episoodides oleme me kuidagi mõne teise külalisega jõudnud ka selleni, et tahes-tahtmata meie valdkonnas nii veidi on, et annad näpu ja õhina põhiselt võetakse sul ka käsi ja üks, et sa avastadki, et neid võimalusi tegelikult ka ühel inimesel valdkonda arendada on päris palju. Ja mida arendada on ka päris palju. Ja nüüd sellest, mida arendada, me hakkamegi vaikselt rääkimagi noortekeskuste baasil. Mis meil siis tervis hetkel on noortekeskustel? Meil on 79 omavalitsust. Kuidas meil noortekeskustega lood on? Mitmekordselt kordajana meil need üle Eesti laiali on ja mis nagu noortekeskuste tervise kontekstis alguses ära markeerides on see mingi 1 või 2 asja, mis saaks olla paremini? Üle Eesti on siin ligikaudu kuskil 300 noortekeskust, ütleme, et aktiivselt tegutsejaid on seal 280 sinna kanti. Nüüd siin paar aastat tagasi, mis me tegime kõikide noortekeskuste kaardistuse, siis see olukord on tegelikult tegelikult on väga, kuidas siis on, väga tore, sest et meil on neid noortekeskuse üle Eesti. Kui varasemalt oli see, et kiputi olema pigem MTÜ-d, siis nüüd ikkagi liigutakse kohaliku omavalitsuse alla, et enamus ongi kohaliku omavalitsuse hallatavad. Nüüd viimase aja võib-olla selline muutus, mis on tänu nendele valdade liitmisele, et ongi maakonnapõhiselt siis noortekeskused liituvad ühe juhtimise alla. Ja ega sõltub piirkonnast, sõltub keskusest, et kõik need edulood või murekohad on ikkagi väga-väga erinevad. Kas meil on Eestis mõni omavalitsus, kus ei ole noortekeskust avatud? Noortekeskust. Praeguse seisukohalt oli äkki Vormsi üks koht ja Ruhnu, kus ei ole
aga enamjaolt on igal pool ja ka siuksed, kus ikkagi siuksed eestvedajad inimesed on olemas. Ruhnu puhul ma mäletan, kui kunagi noortevolikogus sai edendatud, et siis seal tahes-tahmata tekkis see küsimus, et kui tahta seal noortevolikogu teha, et siis peaks karud ja linnud kaapi võtma, et oleks nagu mingi esinduslik valima inimesi, et noortekeskuse puhul ma kujutan ette, on nagu ka see ressursi küsimus kindlasti, et kas võib-olla mandril lähedal kuskil on võimalik seda teenust osutada. Vormsi on muidugi huvitav näide, et siin teile kõik Vormsi inimesed, õnneks on nüüd KOV valimised möödas ja jõudu tööle teile avatud noortetoa loomisel esialgu või siis kohe avatud noortekeskuse, võtke ikka suurelt ette. Aga tõid ka välja natukene seda erinevust, et sellest on ikkagi aastaid pikalt räägitud, et üle-eestiliselt teenuse kvaliteet tahes-tahtmata on erinev, sest et me ei saa kuidagi üle-eestiliselt kõiki noortekeskuseid ühe juhi alla panna, kuidagi tsentraalselt neid juhtida, see on ikkagi iga omavalitsus ise, iga noortekeskuse juht ise. Kas sa saad öelda, et meil on Eestis piirkondi, kuhu tegelikult oleks vaja tähelepanu rohkem osutuda, mis puudutab noortekeskuste heaolu? Seda on keeruline öelda. Võib-olla mida saab välja tuua, mida tõi ka see uuring välja, et väga erinevalt toimetavad näiteks linna kontekstis ja maapiirkondades noortekeskused, näiteks seal on suur vahe. Nüüd, kui öeldagi, et mingi piirkond vajaks rohkem, seal tuleb lihtsalt nii palju muid tegureid. Sealt tuleb lihtsalt kõik see, kui palju seal inimesi elab, kuidas on siis see liiklus seal korraldatud, aga eraldi öelda küll ei saa, et see piirkond vajaks rohkem, sest meil ongi kõik need keskused on hästi eriilmelised ja et pigem mina näen, et võib-olla lähenemine ongi erinev, kui me räägime praegu linna kontekstis või siis maa kontekstis. Aga kui me mõtlemegi nüüd linna- ja maapiirkondade peale, siis mis need suurimad erinevused on? Kas me räägime ressursist, kas me räägime mingite tegevuste kvaliteedi, võimaluste peale, mis need erinevused on? Eelkõige mina, kes ma ise töötan väikeses kogukonnas, siis maapiirkonna noorsootöötaja on üldjuhul kogukonna töötaja. Et ta ei tee ainult tööd seal noortega ja kuidagi sa oled kõigil oled alati seal, sa paistadki silma. Linna kontekstis noorsootööd on võimalik teha anonüümsemalt. Ehk siis sa tegelikult võtadki seda igat noort iga päev, et sul ei pruugigi käia samad noored iga päev. Aga maa kontekstis on puhtalt see, et sa tunned neid noori, sa tunned neid vanemaid, sa tead, sa tead isegi, mis nad õhtuks söövad. Et sealt tuleb minu arust selline suur vahe ja see vahe tingib ka selle, et missugust noorsootööd seal pakutakse. Et kui linnades ongi rohkem võimalusi, rohkem variante, ma ei tea, rohkem juhende, et siis maal tekib nagu see, et meil võivad ju uhked majad ja vahendid olla, aga kui meil ei ole ikkagi inimest seal kogukonnast, kes seda kõike haldab, siis see lihtsalt seisab. Selline, ma eeldan jällegi, et ma tean seda vastust, aga ma küsin ikkagi, et kui me võrdleme üle-eestilist avatud noorsootööteenuse kvaliteeti, kas ja kuivõrd on see, et kõik Eesti noored saavad võrdselt sama kvaliteediga avatud noorsootööteenust? Ei, nad ei saa sama kvaliteediga. Et see on nagu teema, mis me ei saagi jõuda kõigini noorteni. Täpselt sellepärast, et meil on nii erineva võimekusega kohalikud omavalitsused, esiteks. Teiseks, isegi kui kohalik omavalitsus on võimekas, siis väiksesse piirkonda leida inimest tööle on võib-olla keerulisem, kui on, ma ei tea, asulad, kus on rohkem inimesi. Kindlasti me ei saa väita seda, et kõigile noortele on võrdne ligipääs noorsootööle, et me lihtsalt ei saa seda väita. Kas see on veidi ka selline nurjat probleem, mida ei olegi võimalik tegelikult kunagi lõpuni ära lahendada? Ei. Et inimesed liiguvad lihtsalt nii palju kiiremini, kui me oma asjadega jõuame järgi, et see on iga asjaga nõndaviisi, et kui kuskil lahendatakse ära logistilised probleemid, et siin paneme need bussid seal käima, aga 2 aasta pärast need noored on seal suured ja juba lähevad sealt piirkonnast ära ja siis see buss käibki seal üksinda. Viimase 10 aasta arengud noortekeskustes, kas see on pidev kasvanud esiteks noortekeskuste arvu mõttes ja kas see teenuse kvaliteet üle-eestiline, et kas me näeme, et pigem järk-järgult läheb ikkagi aina paremaks, olgugi et need sammud, olgu need nii suured kui väikesed?
kui me vaatame nüüd viimase 10 aasta jooksul, et kas neid on juurde tulnud vähemaks jäänud, siis ma teeksin viimase aastaga on 4 uut juurde tulnud näiteks. Samas me teame, et siin paari aastaga on läinud kinni noorte tubasid, just nimelt see, et ei ole noori, ei ole inimesi. Mis puudutab nüüd kvaliteedi või seda teenuse pakkumist, siis me ise tahame uskuda, et see on läinud tegelikult paremaks, sest et me räägime sellest rohkem pööratakse tähelepanu, kas piisavalt, ei ole päris kindel, aga just nimelt see, et me räägime sellest nüüd rohkem, et me oleme nagu teadlikumad sellest, mida me peaksime pakkuma, kuidas me peaksime seda tegema ja mis mina näen, mis on väga-väga suur selline tõuge olnud, et ikkagi see, et meil on võimalik õppida noorsootööd ja 2 erineval nii-öelda tasemel, et mis on nagu väga-väga suur boonus minu arust. Väljakutsed. Igal valdkonnal on omad, meil neid jagub. Me omavahel enne rääkisime, eks ole, et mured võib-olla viimase 20+ aasta jooksul tegelikult on ju sarnased. Nende olemus veidikene natukene täieneb, muteerub, muutub, sisu on sama. Mis need põhilised võib-olla murekohad Eesti hankivaatest on teenuse pakkumisel hetkel Eestis? Üks väga suur teema on kaadrivoolavus ja see ongi see, et hästi palju nähakse või selles mõttes, et noortekeskuste juhid on väga tublid, nad väga palju saadavadki koolitustele, võetakse koolitusi, ka Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus ju pakubki noorsootöötaja ABC-d ja me näeme väga palju vaeva, et tegelikult neid uusi inimesi välja koolitada, aga see uuring tõi välja, et need püsivad valdkonnas 2 aastat ja siis nad tegelikult liiguvad edasi. Ja vaata, see on küll see, mis me ei saagi rääkida siin ju sellisest jätkusuutlikust või stabiilsest kvaliteedist, kui me tegelikult kogu aeg üritame neid uusi välja koolitada ja nad tegelikult ei jää. Et siis ongi see, et kuhu nad lähevad, üldjuhul nad lähevad kas siis näiteks koolisüsteemi, väga hinnatud noorsootöötajad, või siis ongi see, et ma olen ise nagu mõelnud, et ma saan ka aru noore vaatest, kes ütleme, et ta on õppinud seda kõike, aga ta tahabki kuskil edasi minna, nagu nii-öelda karjääriredelil on ja siis, kui tal ongi need uued pakkumised, ta võtab vastu, sest see on jälle teistpidi, see on hästi palju seotud ka sellega, et kui palju on väärtustatud see noorsootöö, kuidas see palgatase on ja kuidas on need tingimused nii-öelda, et kuidas neid tunnustatakse nii riiklikul kui kohaliku omavalitsuse tasandil. See oligi mu üks nagu jätkuküsimus ka, et kas me räägime siis sellest kaadrivoolavusest läbi selle prisma, et meie valdkonna tegijad on nii tublid, et me pakume nagu sellist arenguhüpet, hüppelauda, kuhu iganes edasiminekuks või just selle tõttu, et nad on nii tublid, aga nende tugivõrgustik on kohati kohalikul tasandil võib-olla puudujäägiga ja selle läbipõlemise protsent võib olla suur, tulles õhinapõhiselt peale, tahtes noorte heaks teha asju nii palju kui võimalik ja siis 2 aastaga avastades, et tegelikult noorte heaks on mega palju võimalik ära teha, aga kes nüüd minu heaks midagi, minu tervise heaks midagi teeb, et kui nüüd neid 2 kuidagi kiigu poolt siis mõelda, et kuhu poole ta võib-olla natuke rohkem siis kaldu on? Me oleme ise ka arutanud seda teemat, et samamoodi, et meil on ka üks töögrupp nii-öelda, et me võtsime kokku noorsootöö juhid, nii-öelda keskuste juhid ja vaatame, mis siis on need mured, ongi see sama, et selline tugivõrgustik, mis puudutab, mis hakkab juba sealt ülevalt riiklikult tasandilt tegelikult pihta. Et see on, ma ei saa väita, et see on puudulik, see lihtsalt on kesine ja et see on pigem võib-olla selline, mis on peamine põhjus. Aga jah. Ehk siis kas võib väita, et kes iganes millisel poliitilisel tasandil üks hetk näeb, et võt, nüüd me järgmised 4 aastat investeerime meie noorsoosse proportsionaalselt rohkem varasemaga võrreldes, võib olla selline inimene, kes täna 10 aasta pärast on väga suure
tänuaplausi ära teeninud, sest et 10 aasta lõikes iga investeeritud euro on tagasi tulnud ilmselt rohkem, kui oleks võinud arvata? Mina näiteks täitsa usun seda, täpselt sedasama, et meie ju tegelikult teeme tööd nende noortega, kes ongi sama 10 aasta pärast, teevadki neid samu otsuseid, teevadki sama mõtteviisi nii-öelda, kannavad edasi, et jah, need inimesed, kes seda praegult aru saavad ja töötavad selle nimel, et need on kindlasti väärt suurt aplausi. Teeme ühe fiktiivse aplausi niimoodi, et igaüks oma kodus teeb. Kui me räägime nüüd noortekeskuste infrastruktuurist, nendest ruumilistest tingimustest, võimalustest, mis on, noortekeskused on ju, need on seinast seina tahes-tahtmata, väikseid, suuri, värvilisi, ühevärvilisi, erinevate inventaaridega, erinevates hoonetes, sealt, kus mina pärit olen, eks ole, meil noortekeskus on endises vangimajas, mistõttu on ta nagu väga paksude seintega, aga väga nagu lustakas keskkond, kus ikkagi noorsootööteenust saada noorena. Aga kuidas see üle-eestiline olukord sinu või Eesti Anki hinnangul on, et kas see on asi, mis lisaks siis kaadri voolavusele, töötajate professionaalsele arengule, oleks vaja nagu mingi hetk lähiaastatel juba päevakorda tuua, et kas sa saad näiteks öelda, et meil tegelikult hoonete amortisatsioon on hoopis võib-olla üheks peatseks mureks üle Eesti? See oli ka üks teema, mis selles uuringus väga-väga pikalt ju lahati. Ja nagu sa juba tegelikult välja tõid, meil ongi hästi erinevaid. Mina näiteks, mul on täitsa oma maja, kus ma toimetan, suur maja, aga meil on väga-väga erinevad need. Ja tegelikult on nagu tegelikult oli nagu hea näha, et on ka väga palju neid, kes tegelikult ongi kas oma jõul või kogukonna jõul ongi nagu nii-öelda esmase sükse remondi sinna saanud ära teha. Ta kindlasti mõjutab kõike seda. Et kas inimene tahab seal, kas see noorsootöötaja tahab seal töötada, kas need noored tahavad seal käia. Vahel on tunne, et me natuke mõtleme üle, et tegelikult ma kujutan, et see vangimaja on nagu väga, väga ahvatlev teatud kontingendil. Ta on kindlasti ka turunduse mõttes väga hea. Et ta on üle Eesti hästi varieeruv. Et siin ka toodi üks näide selle uuringuga, et kuidas, et noortekeskus pääseda võib minema läbi väikese poe ja seal hulgas ka alkoholiletist mööda. Aha. Et näiteks, et sellised näited. Aga jaa, et tegelikult on nagu üldvaates seal, ütleme, et jah, ta on nagu nii ja naa, et on neid, mis tegelikult vajavad tõsiselt, pigem mis on tekkinud ruumipuudus. Okay. On hästi suur. See sinu näitega tekib selline halb nagu nalja mul veidikene, et kui noortekeskust pead minema läbi poe ja siis seal on see alkoosakond, et siis järelikult seal teisel pool otsas peaks olema linnavalitsus sotsiaalosakond kohe igaks juhuks olemas, kui tänavale jõuad. Aga see on mõistagi nali, et kas on võimalik välja tuua, et mis on see nagu miinimum, mis ühes noortekeskuses peaks olema tagatud selleks, et see vastaks tänapäeva noorte vajadustele nagu selline miinimumteenuse standard võib-olla? Miinimumstandardid me ka siin uuendasime. See on praegult viimases faasis, mis tegelikult on nüüd, kui sa küsidki, et viimasel ajal noorte vajadus aina enam ja enam on vajadus üks ühele tööle. Ja see tähendab seda, et tegelikult meil enamus noortekeskustes, mis asuvad keskustest väljas, nii-öelda linnast väljas, töötavad noorsootöötajad üksinda. Ja kui selle noorel ongi mingi mure ja tal ongi vaja seda üks ühele suhtlust, siis põrkutakse seal kahe probleemiga, et pole seda ruumi, kus seda nii-öelda seda vaikset ruumi või sellist vestlusruumi omada. Samal ajal on ka see, et kui see noorsootöötaja ongi üksinda, siis ta peab tagama selle, et oleks turvaline ruum nii teistele kui iseendale ja siis ta peab selle ühe noorega tegelema selliselt, et need teised noored justkui peab toimetama kuidagi nõndavis, et nad jäävad siis üksi, et see on selline, ütleme nõndas, et nii palju on küll muutunud selle, et kui me uurime, et mida see tänapäeva noor tahab, et me ei räägi ju tegelikult enam, et siin peab olema, ma ei tea, viimase peal, ma ei tea, mingid videomängud ja asjad, et tegelikult on see hästi inimlik suhtlus, et aega, sul on vaja lihtsalt aega. Noortekeskuste maine üle Eesti, kuidas nagu sellele praegu saab hetkel otsa vaadata, et ma tean,
mina olen selles mõttes ise nagu natuke naljakas näide sellest, et sel hetkel, kui mina umbes 16-15 aastasena nagu astusin noortevaldkonda kohe siis nagu noortevolikogu juhina õnneks või kahjuks, enne seda noortekeskus ei olnud isegi mul nagu kuklasagaras kuskil mõttegi kohana, kuhu võiks minna. Sest et kahjuks nii oli, et mulle tundus, et see on see koht, kus nagu pätinoored käivad minu vaates tol hetkel. Noorena, kes ei olnud liiga palju informeeritud kõige kohta, mis linnas teha saab. Tänaseks hetkeks ma ju tean, mis üle Eesti kvaliteediga ja võimalustega on, aga kuidas see maine hetkel on, kuidas see muutunud on ajas? Nagu see, et see kuvandi, see, et tõesti, ta ei ole ajas muutunud, ma arvan. Ja see sõltub täiesti erinevatest piirkondadest. See on nii selline kinni saba lahti, aga mõnes kohas võib see olla nagu kogukonna keskus, hing, elav keskkond, kuhu tahab minna sul ka 6-aastane ja 28-aastane. Vist jälle omas näites saan öelda, et mina ei pea enam rääkima, kes ma olen, mis ma teen. Pigem tullakse minu juurde kui koostööpartner või umbes, et kuule, teeme koostööd, kuule, et sinul on sellised, ma ei tea, teadmised, ressursid, aga jah, see on ikkagi see, kui teadlikult sa nii-öelda müüma kontseptsiooni on nagu halb, aga pigem on, kuidas sa räägid sellest, mis sa teed. Peab ikkagi olema ise see suunamudi ja tahes-lähmata me jõuame tagasi noorsootöös igast teemast selleni, et iga töötaja kahjuks peab oma suunda ise ka natukene mudima, mitte ainult lootma, mida me kõik loodame, et riigi tasandil seda valgusvihtu rohkem peale suunatakse, aga et ise ka natuke võitlema selle eest kohalikul tasandil. Aga selleks, et nagu üleüldiselt avatud noorsootööst, noortekeskustest rääkides ei jääks kuidagi selline, et efekt, eks ole. Õnnestumisi on ka tegelikult ikkagi väga palju selles valdkonnas ja kui poleks, ma saan öelda, ma arvan, et ma tohin ikkagi, kui poleks meid, kui valdkonna entusiaste, siis oleks teistel valdkonnadel rohkem käed-jalad tööd täis. Nii et kui me mõtleme nende heade lahenduste peale, mingite edulugude peale viimastel aastatel, siis mis esimesena kangastub kohe sul? Või mis Eestis hästi toimib? Tegelikult toimib hästi see, kuidas viimasel ajal, mis me oleme nagu täheldanud, et kuidas ollakse pildis, kuidas sa tegelikult oma sõnumeid välja annad. Et tegelikult meil on siin ju ka väga selliseid, kes ongi väga konkreetsed suunad võtnud, väga konkreetsed sellised teemafookused endale võtnud ja läbi siis selle on kuidagi, ma ei tea, noori inspireerinud, noored on läinudki valdkonda edasi, kas siis toome näiteks kas või poliitikasse, et ka nüüd oli näha tegelikult, et rõõm oli tõdeda, et ka noored päriselt kandideerisid, ehk siis, et on nagu mingid asjad, kus noored nagu tulevad sinna valdkonda tagasi või kuidagi, aga see tähendabki seda, et me ise teemegi väga palju tööd, et me oleme pildis, et minu arust on nagu see ka hästi oluline. Julgus sõna võtta, julgus seista selle eest, et mida me päriselt teeme, kuidas me teeme seda. Kas on ka mingisuguseid innovaatilisi lahendusi lähiajaloost, millega on lahendatud mingeid selliseid põhilisi probleeme? Kui me lahkame sõna põhiline probleem või sõna ühendid, siis nagu ma ütlesin, et piirkondadel on erinevad teemad, millega nad tegelevad. Aga tegelikult me võime siia tuua täpselt kas või selle mobiilse noorsootöö. Et ta on üks kontseptsioon või selline meetod, aga ta ei sobigi igale poole. Ehk siis ta sobibki sinna, kus kohas see probleem on nii-öelda. Ja et ma arvan, et pigem ongi see, et nüüd nagu noortekeskused tänu sellele, et nad oskavad öelda, mis nad on või kes nad on, nad oskavadki luua sellised noore keskseid või noorest lähtuvaid koostöövõrgustikke ka näiteks, et nad kuuluvad erinevatesse kohtadesse, et luuaksegi noorele selline hea keskkond, mitte ainult siis seal noortekeskuses, vaid ka seal kogukonnas näiteks. Et seda võib küll näiteks tuua, et aina enam ja enam me näeme, et noorsootöötajaid võetakse kui arvestatavaid spetsialiste ja neid kaasatakse sellistesse võrgustikesse. Räägime korraks ka nutikusest noorsootöös. Et mul on olnud au seda valdkonda natuke nügida. Küll aga kuidas selle nutikusega selles mõttes nagu praegu lood on,
et kuivõrd valmis võib-olla ollakse mingisuguseid olemasolevaid lahendusi digitaliseerida või kasutame ära noortekeskuses olevat inventari täies mahus, mis tähendab ju ka seda, et töötaja oleks teadlik kõikide nende või enamus võimalustega, mida näiteks arvuti pakub, versus see, et tahes-tahtmata, kuna me kahjuks kohalikul tasandil eeldame sellest vaeselt noorsootöötajalt teinekord liiga palju, pakkudes talle väikest palka ja võib-olla vahel ka kehva tugisüsteemi. Ja siis tahame, et tee kõik ära ka veel ja siis ütleme, et ole nutikas ka veel seda kõike, mida sa tehes, et okei, ma küsin siis hästi lihtsalt, et kuidas meil nutikusega lood on? Laias laastus võib väita nõndaviisi, et need piirkonnad, kus ongi rohkem inimressurssi, on ka võib-olla see paremini lahendatud nii-öelda, et keegi saabki endale fookuseks selle võtta, aga nagu sa ka välja tõid, et me vahel ootame sellelt ühelt noorsootöötajalt hästi palju ja mina olen ise nagu mõelnudki, et kas nad kõik peavad olema nagu täpselt selle viimased, ma ei tea, trenditeadlikud on ju. Et sellega on nii ja naa. Aga nagu ongi see, et sama, et meil ongi see kaadrivoolavus nii suur, ehk siis see ongi siuke hakkama otsast pihta rääkima, mis on see, ma ei tea, need erinevad suhtluskanalid, erinevad võimalused ja nii edasi. Räägime lõpetuseks natukene ka teenuse ühtlustamisest või vähemalt püüust sinna suunas, et meil oleks üleriigiliselt natukene ühtlasem teenuse kvaliteet, mida jällegi me adume, et lõpuni kunagi ilmselt ei saa seda ühtlustada, sest et meil on piirkonnad erinevad, eesmärgid erinevad, omavalitsuste juhid erinevate eesmärkidega. Aga kas sa oskad kuidagi välja tuua, et kui me võrdleme nüüd omavalitsust, riiki ja siis kolmandat sektorit, MTÜ-si, nii katusorganisatsioone kui ka võib-olla muid tegevorganisatsioone, kes MTÜ-dena toimetavad, siis mis nende see rollide jaotus peaks sinu hinnangul olema selleks, et see teenuse kvaliteet oleks ühtsem? Kindlasti, millele on vaja tähelepanu pöörata, on see, et me räägiksime terminitest ja need oleksid ühtselt mõistetavad. Tegelikult me oleme sellises olukorras, kui ma oma magistritööd kirjutasin, et see üks sõna võib erinevatele osapootele tähendada täiesti erinevaid asju. Ehk siis tegelikult see, mis on võib-olla valdkonna ootus riigil, ongi see sama, et konkreetsemalt sõnastada esiteks, kas või sama, et miks me räägime ka kvalifikatsiooninõuetest, miks me räägime sellest palgasüsteemist, et ongi see, et kui sealt ei jõuta võib-olla sellistele konkreetsetele tulemusteni, kas või sama, et sõnastame ja defineerime mingisugused mõisted ära, seda lihtsam on ka kohalikul omavalitsul seda nii-öelda täita. Aga praegalt on justki nagu see, et natukene siuke hall ala on seal vahel, et igaüks tõlgendab seda täpselt nii, nagu talle on ette nähtud, et siin samamoodi, et kui kohalik omavalitsus ütleb, et aga meil on olemas see teenus, näed, seal on olemas ja uksed on lahti. Et ma arvan, et nagu me alustasime, kus sa ütlesid ka 20 aastat tagasi olid samad teemad, selle puha pealt pole midagi muutunud. Et tegelikult me räägime ikka seda sama asja, et me ei ole päris ühel, tegelikult, et mingi muutus toimuks, on vaja see, et me oleme ühel ja samal nii-öelda inforuumis ja me saame asjadest ühtemoodi aru. Ma küsin siis intrigeerivalt siia lõpuga natukene, et mis sa arvad, kas meil muutuste ellu kutsumiseks oleks vaja generatsioonide vahetust? Ma ei teagi, mina pean ennast hingelt väga nooreks ja ma tahaksin väga palju veel jõuda ja teha, et ma arvan, et siin asi ei olegi generatsioonis, vaid asi on nagu selles, et täpselt seesama, et kuidas sa oled selle lahti mõtestanud, kui palju sa päriselt huvi tunned selle vastu ja palju sa päriselt panustad sinna vastu. Et ei pea täiesti uut generatsiooni üles kasvatama, aga seda mõtteviisi võiks küll jagada. Tuud generatsiooni pole vaja, aga need, kelle käes rahakott on, siis need võiksid rohkem huvi tunda võib-olla vahel. Kui me sinna jõuame, siis põhimõtteliselt see generatsioon, kelle me nüüd üles kasvatame, et neil võiks ju justkui tegelikult 10 aasta pärast, nagu me alustasime, et neil ju tegelikult see justkui nagu see otsustusvõim ongi ju 10 aasta pärast, et siis see on seesama mõtteviisiga üleandmine. Jah, ja nagu personaalselt mulle meeldib alati mõelda ka selle peale,
et see uus generatsioon, kes üles kasvab, kes on pigem hästi laia pildiga ja proovib ahmida informatsiooni, kogemusi erinevatest valdkondadest, siis minu lootus personaalne on võib-olla ka see, et nemad ei ole need, kes ilmtingimata väga pikalt tahavad ühe positsiooni peal võimul olla, mis loob täna 30-40 aasta pärast jällegi veel viljakama pinna arenguteks. Aga võib-olla ei ole nii, võib-olla see on ainult minu isik sinisilmne hinnang olukorrale. Läheme siis lõpunootidele, et kui me vaatame uuringute peale, siis kui me tahame seda noortekeskuste võrgustikku natukene tugevdada ja teenuse kvaliteeti tõsta, siis mis need soovitused on üle-eestiliseks arenguhüppeks? Kindlasti on märksõna on siin koostöö ja võib-olla see, mis on vahepeal jäänud kõrva, on võib-olla selline, et tegutsetakse mingil hetkel justkui nagu konkurendid. Et see vald teeb paremini ja meil on kuidagi niimoodi ja meil ei ole, ma ei tea, neid võimalusi, vaid pigem nagu luua selliseid, mismoodi siis ongi praktikakogukonnad nii-öelda, et me jagame üksteisele neid praktikaid, soovitusi, me justkui nagu, meil on üks eesmärk ja me töötame selles valdkonnas ühe ja sama sihtrühmaga. Et siin peaks olema pigem selline, et me toetame üksteist, see kõla kõrval tunne peaks olema. Ja siis samamoodi, et ta saabki toimida nii kohalike omavalitsuste näol, kui ka siin MTÜ-de näol on ja, et see on küll üks, mis võtmesõna nii-öelda, just nimelt see koostöö või sellise koostöise, ma ei tea, tööloo harjumuse tekitamine. Kui mõni kuulaja vaataja tahab nüüd natuke rohkem süvitsi minna ja infot juurde otsida selle kohta, millest me täna rääkisime, siis mis need veebilehed või keskkonnad on, kuhu võiks sukelduda? Ma arvan, et kes vähegi, näiteks on erinevad, mulle väga meeldivad erinevad lõputööd, kes on praegult noorsootöö korralduse tudengid uurivad kõiki neid aktuaalseid teemasi ja need on alati väga-väga põnev lugeda. Ja me kindlasti, ise ongi see, et ikkagi hoiame riiklikutel kanalitel silma peal nii-öelda, et kõik sellised kohad on alati, aga need, mis tehakse need viimasel ajal uuringud, et just nimelt ülikoolides, et tegelikult on täiesti väärt lugemised ja sealt saab väga häid selliseid nupukesi. Aitäh sulle, Eve, nende mõttevahetuste eest ja ka EANK-ile palju jõudu olemaks see hääl, mis te olete ja nii nagu sa mainisid, on aastatega julgetud rohkem sõna võtta. Ma arvan, et see on väga vajalik ja saab alati võtta kindlasti veelgi rohkem sõna, kus selleks võimalus on. Nii et jõudu teile! Aitäh! Ja hea kuulaja, hea vaataja, aitäh sulle, et olid selle episoodi lõpuni. Selline sai see episood ja kui sul on mingid mõtteid, tagasisidet, mida sa tahaksid meile anda, siis kirjuta noorteseire@harno.ee. Ja hea kuulaja, vaataja, sellised olid Noorteseire Radari podcasti episoodid sellel hooajal. Loodetavasti oled sa kõik 5 episoodi kenasti ära kuulanud, vaadanud. Kui veel ei ole, siis ole hea, mine kuula, vaata, sest neid mõtteid ja arutelusid, mida ma sain inimestega teha, need olid mitmeid ja need olid viljakad. Aitäh, et olid meiega ja järgmiste kohtumisteni.